igatahes jah, üritasime ennem, loodame, et nüüd tuleb välja see kuradimaa kaamera, mille me jumal teab kust pärapõrgust ostsime, A10 keskusest, see on mingi Hiina kaup ja vahetevahel ta lihtsalt viskab taskusse. Suht kahju on, et me ei võtnud kohe alguses kaamerat kaasa, noh, pole, mõni munn suutis minu asja ära lõhkuda, kuradi kuskil vihma kätte jätta, aga noh, Hendrik, kui ta on lõpetanud enda Biffi otsingu, viib asjaga kurssi. Siin sööma hakkama tegelikult. No ära söö. Davai. Nagu näha juures on pildit, me üritame Hannoveri saada. Just. Aga alustame alguses. Oli 25. oktoobri vara hommik. Me ei olnud just maganud, kui hakkasime Tartust tulema. Esimene päev oli äärmiselt edukas. Suutsime läbida 10-20 kilomeetrised juppe ja jõudsime välja ei kuhugi mujale kui Lätti. 26. oktoobri ööseksis. Ühesõnaga kõik Läti autojuhtide peale hakkasime tarbima alkoholi. Jäägermeistrit, päris hea oli. Ja kodu leidsime selleks sööks mingist Läti metsast. Just. Mis Karli sõnul meenutas ikka filmi. Blair's Witch Project. Väga huvitav raideala oli, aga noh, sealt saime puid, särki, värki. Ja panime ennast sinna ülesse, tegime lõkke, tegime kilu seal. See oli äärmiselt maitsev. Karbi sees. Magama. Ja. Järgmine päev otsustasime oma vigu parandada ja tegime siiamaani parima päeva, läbides Läti ja Leedu lennutiivul ning jõudes Poola. Poola päris kaugele. Selgus, et oleme võitnud 2 tundi, sest et kellegi tahada tagasi ja Poolas on ka teine ajaveed. Nii et Leedus veedetud ajame sai kõik tagasi. Leedut nagu ei olnud. Aga kustutada mõtet oliist ei ole vaja. Teleport. Korras, teleportis üle Leedu. Nii, ja jõudsime Varssavi ette, just. Kas mingi tüüp teid meid juures väga vale koha peale, aga ööbisime seal mingis metsas õigemini mingi tervisepark, kus inimesed vahest salutasid ja oli juba hommik, et inimesed hakkas tööle minema. Läksime magama, magasin paar tundi ja jõudsime oma oruga minema hakates välja mingil maanteele, kus ennast pakkusid kurvad, Poola litsid. Äärmiselt huvitavad naisterahvad, äärmiselt vähe riides, äärmiselt koledad. Üks oli enam-vähem. Üks pakkus ennast Karlile vist isegi. Jah, ei olnud huvitatud. Meil oli kiire. Nii muuseas, praegu sõitis mööda üks rekka, kelle kõrval sõitja nimi oli Pussy. Nii. Seda me pärast vaatame. Jah, jätkame. Ja ühesõnaga ääretasime auto peale. Ning noormees natukene oli imestunud, mida me teeme, et olime täiesti vale koha peal, küsisime kuskile Poznani poole. Ta tegi meile selgeks, et me oleme väga vales kohas ja kuna ta oli väga lahka, siis ta käis vahepeal kusagil tööl või mis iganes. Me nii kaua sõime kusagil mingi uskumatut Poola mingi hurkas. Leidsime endale sõbra, mingi koer, arg, aga noh, sõi meiega koos. Nii, ja siis ta tuli viis meid läbi Varssavi. See joon on ühesõnaga vale. Siit saime peale mingile türkladele, Türki rekkajuhile. See oli ka suht armas, ta arvas, et me oleme kodutud formatid ja andis meile kogu igasugused asju. Kõigepealt tegi kohvi välja ja siis pakkus suitsu ja lõpuks tõi meile õunu ja banaane. See oli nagu juba piinlik. See oli piinlik natuke. Aga samas täitis kõhtu. Täitis kõhtu. Temaga jõudsime seal Poznani juurde ja siit rääkisime rekkaparklas, mingist väikest ühises rekkaparklas. Saime jutule mingi Läti tüübiga, kes lubas meid viia Hannoveri juurde. Mõtlesin, et oleks olnud suurepärane, mingi 500 kilomeetrit. 550 või 600 isegi. Ja edasi Belgiasse oleks meil olnud ainult 400 kilomeetrit. Nonii. Aga kõik läks sooja ja kõik oli kuidagi ilus. Jah, magasime rekkaparklas WC taga. Õnnelikult. Õnnelikult ja ilusasti. Hommik oli õnnelik.
tüüp pakkus mulle jälle kohvi ja süüa, see rekkamees. Ning hakkasime siis hommikul sõitma varakult kell 5 Eesti aja järgi, siis tegelikult kell 4 juba. Ja vahetult pärast Saksamaa piiri rekkajuht ütles mulle, et davai, et tõmba nüüd kardinad kinni ja mine sinna taha pingi peale magama või noh, peida ennast ära. Siin on Saksa piir. Et Saksamaal on nagu karmid korrad ja palju politseinik. Ja üllatust ei pidanud tema sõnades üldse pettuma, sest et mõne kilomeetri pärast sõitis politsei ette meil ilusasti ja võttis rajalt maha. Ning selgus, et oi, meid on üks liiga palju. Lisaks sellele oli Karl kadunud pass. Mille me olime sisse pakkinud telki. Päris ilus. Sellest Saksa politseinikud olid suhteliselt amüseeritud, kui nad nägid, kuidas me telki välja võtsime sealt. Lappisime telgi ilusasti lahti ja ronisime sisse ning saime minu passi kätte. Nii et õnneks mind poole tagasi ei viidud. Aga jah, maha pandi meid päris lootusetus, ma ei hakka ilusasti ütlema, sita augus, kus kõik rekkajuhid olid munnid või siis lihtsalt taunikud. Jah. Mitte kuhugi ei viidud meid sealt. Me istusime seal päris pikalt. Ma ei mäleta, viina vist enam ei olnud, võib-olla, igatahes, jah, tegime seal 2 õlut. Viina ei olnud, jah? Jah, tegime 2 õlut ja pudeli glögi, mis pidi soojaks tegema ei teinud, maitses vähemalt hästi, saime mingisugust telliskivi meenutava leiva, mis maitses täpselt samamoodi nagu telliskivid. Kuid ma isegi ei mäleta, kuidas me sealt ära saime. Me rääkisime ära ühe lätlase jälle, mingi Läti rekkajuhi, kes tegelikult ei tahtnud meid peale võtta, et keegi ei taha võtta 2 inimest peale. Aga kuna ta oli hästi lahke tüüp, siis me rääkisime ta ära, et ta 5 kilomeetrit umbes järgmisesse bensukesse. Ja nii kui me bensukasse olime saanud, istusime maha, tegime suitsu, tuli Itaalia vanamees. Itaalia tüüp lihtsalt juurde, et bonjour, sõidame. Ja viis meid umbes Berliini juurde. Ja see oli siis koht, kus me panime perse. Sõitsime nimelt, teeme kohe selgeks, siin läheb Berliin, me tahtsime minna seda joont mööda, spekulatiivset joont mööda, kuid paraku me sattusime 9 või 12 kilomeetrit väga vale kiirtee peale, kust me ei saanud mitte kuhugi edasi. Tegime seal viina, saime pesta üle pika aja esimest korda ja see oli ainus hea asi selle päeva jooksul, sest niipea kui me olime pesnud, Hendrik tuli duši alt välja, lubati meid, et meid viiakse õige kiirtee peale, aga no paraku kiirtee peal sa seisma ei saa jääda ja kurat, kui seal ei ole peatust, kus sa peatud. Seega viisid härrasmehed meid lõbusasti teisele poole Berliini, hoopis jälle vales suunas ning sellest anklas veetsime ka öö. Väga halva öö, ma olin väga purjus, väga märg, vihma sadas. Magamiskotid on tänagi märjad. Täna hommikul ärkamine oli lihtsalt meeli ülendav. Mõtlesime Kalliga, et miks meil jalad märjad on. Kuidas see tundub niimoodi, et äkki külmast, aga selgus, et tõesti, jah, oli ikka märjad. Siimaani on, ma arvan. Saab ära harjuma lihtsalt selle külma ja märjaga pidevalt. Panegi enam väga tähele. Ja lõpuks siiski leidsime, mina istusin küll internetis ja Hendrik otsis siis võimalust liikuda kuhugi ning leidsime daami, Eesti daami, kes esialgu mõtles, et ta liigub küll Hannoveri poole peale kuhugi, mis koht see nüüd oligi? Ma ei leia Hannoveri üles. Magdeburgi, kuid ta läks siiski natuke varem ära, vahepeal nägime lõbusat loomapoodi. Nüüd ta tõi meid ära, et ta ise läks küll lõuna poole edasi, aga me oleme vähemalt õige kiirtee peal ja äkki läheb hästi. Ehk ülehomme jõuame Belgiasse. Võiks, see oleks täpselt nädal. On sellel alla lõikatus ja hiidbensupaak, oh yeah! Tal mingel natuke tsuud rool